Thank you. Good afternoon, everybody. It's nice to be here. Thank you for the invitation. I'm Eva Nikkola. Minu nimi on Eva Nikkola. Ma olen pediaater ja minu alaeriala on laste väärkohtlemine ja kuritarvitamine, mis on siis soome keeles on sotsiaalpediatria. Olen pärit Helsingist, Soomest, töötan Helsingi ülikooli haiglas ja minu töö koosneb peamiselt laste kuritarvitamise ja väärkohtlemise küsimustest. Täna annan teile ülevaate või mingisuguse ülevaate sellest, kuidas neid asju uuritakse Soomes. Ja kui teile ei ole see midagi selle vastu, siis ma istun. Ma ei tea, kas te mind nii hästi näete, aga te kindlasti kuulete mind ja see on kõige olulisem. Here is the contents of my talk today. Selline saab olema minu ettekande sisu. Alustan definitsioonidega, siis seadusandlike aktidega ja siis näitan leviku numbreid ja siis tutvustan teile Soome süsteemi. Ning selle sessiooni lõpupoole näitan näiteid olukordadest, kus lapse pärast peaks muret tundma ja olukordi, kus seda võib-olla nii palju ei pea tegema. Ma kasutan siin slaididel lühendeid. CPA on lapse füüsiline väärkohtlemine ja CSA on siis lapse seksuaalne väärkohtlemine. Nii on defineerinud rahvusvaheline terviseorganisatsioon lapse väärkohtlemist. See puudutab igasugust füüsilist või emotsionaalset halvasti kohtlemist, seksuaalset kuritarvitamist, hülgamist, kaubanduslikku või muud ärakasutamist, mille tulemuseks on tegelik või võimalik kahju lapse tervisele, ellulemusele, arengule või väärikusele. Seda suhetes, kus on tegemist vastutuse, usalduse või võimuga. Ja nagu me kõik teame, laste väärkohtlemine võib võtta väga erinevaid vorme. Ja siin olen need või mõned neist ära toonud. Füüsiline väärkohtlemine, seksuaalne väärkohtlemine, emotsionaalne või psühholoogiline väärkohtlemine, hülgamine, välja mõeldud või esile kutsutud haigused ja kokkupuutumine ema alkoholi või narkootikumide kuritarvitamisega raseduse ajal võib samamoodi siia nimekirja panna. Täna keskendub peamiselt füüsilisele väärkohtlemisele ja seksuaalsele väärkohtlemisele. Alustan mõnede seadusandlike aktidega, nii et saate minust võib-olla paremini aru ja oskate minu sõnad oma nagu õigesse konteksti panna. Nii palju kui mina tean, on laste kehaline karistamine ebaseaduslik kõigis riikides, kes siin täna kohal on, kes on selles projektis osalenud. Eesti, Sloveenia, Hispaania ja Soome. Soomes on ta seadusvastaseks muudetud 1984. aastast saadik. Ülemaailmselt on 51 riiki keelanud ära igasuguse laste füüsilise karistamisega kodudes, peredes. Ja vähemalt 55 riiki on veel väljendanud omapoolset lubadust minna edasi kuni täieliku ärakeelamiseni. Siin on mul kaart sama asja kohta. Võtsin selle ühe organisatsiooni veebileheküljelt, mille nimi on lõpetada füüsiline karistamine. Aga nagu te näete, seda tuleks natukene värskendada. Rohelisega on märgitud riigid, mis on ära keelanud füüsilise karistamise igal pool. Sinised on need, kus valitsused on lubanud kehtestada täieliku keelu. Kollasega on karistamine keelatud teatud olukordades
ja punasega ei ole täielikult ära keelatud füüsiline karistamine üheski olukorras. Nagu näete, on globaalselt päris palju teha, aga usun, et liigume õiges suunas. See tekst tuleb otse Soome seadusest, laste heaolu seadusest. See ütleb, et paljud võimuasutused, muuhulgas kõik tervishoiutöötajatel on kohustus informeerida kohalikku omavalitsust, kes vastutab sotsiaalteenuste eest, laste heaolu eest, seda teha koheselt ja arvestamata konfidentsiaalsussätteid, kui oma töö käigus avastavad nad, et on laps, kelle puhul on vaja uurida lapse heaolu olukorda, arvestades lapse vajadust hoolitsuse järgi, olukordi, mis ohustavad lapse arengut või lapse käitumist. Siin on väljavõte samast seadusest ja samadel inimestel on kohustus informeerida politseid kohe, kui neil on põhjust kahtlustada, et laps on kriminaalkoodeksi subjekt vastavalt artiklile peatükile 20 või 21 karistusseadustikus. See puudutab siis kas seksuaalset väärkohtlemist või füüsilist väärkohtlemist. Vastavalt Soome karistusseadustikule on seksuaalne väärkohtlemine defineeritud nii, et seda võib olla väga mitmesugused teod. Nii näiteks genitaalide puudutamine, loomulikult vahekord, ka pornos, porno näitamine lastele, igasugused asjad, see ei eelda iseenesest füüsilist kontakti lapsega. See võib toimuda ka internetis, mobiiltelefonide teel ja nii edasi ja nii edasi. Age of consent in Finland is 16 years of age and in some cases, for example, in seksuaalse vahekorra nõusoleku aeg või ühesõnaga, millal loetakse inimene on suuteline ise nõusolekut andma, on Soomes 16 või 18. Karistusseadustiku peatükis 21 räägitakse füüsilisest väärkohtlemiseks, aga ka hülgamisest, ohtu seadmisest ja sellekski tuleks politseile teatada. Aga peamiselt on see füüsilise väärkohtlemise ja seksuaalse väärkohtlemise kohta need sätted. See on sama asi jälle lühidalt. Kõik tervishoiutöötajad ja paljud teised, neil on kohustus informeerida nii lastekaitseteenistust kui ka politseid, kui on põhjust kahtlustada, kas lapse seksuaalset või füüsilist väärkohtlemist. Aga kohustus informeerida lastekaitseteenistust on põhjalikum ja siia käivad ka paljud teised olukorrad, kus ei ole tegelikult mingit kuriteokahtlust, vaid lihtsalt mure lapse pärast. Järgmisena annan ülevaate sellest, kui suur see probleem on meie riigis. Ja siin on mõned numbrid. Soome lapsohvrite uuring. See on suur küsimustikupõhine uuring, mis viidi Soomest läbi ja mis uuris vägivalda Soome laste ja noorte elus. Seda on läbi viidud 3 aastal, 1998, 2008 ja 2013. Ja viimane kord rohkem kui 11 000 Soome 6. ja 9. klassi õpilast vastas sellele küsimusele. Te näete siin slaidil, mis tüüpi küsimusi või teemasid seal puudutati. Siin on mõned tulemused, mis puudutavad füüsilist väärkohtlemist. Nagu te näete,
kuigi on oluliselt vähenenud füüsilise karistamise hulk 80-ndatest alates, suuresti tõenäoliselt tänu seadusele. Ja aastal 2013 teatas 9. klassi õpilastest 3–16%, et nad on kogenud leebemat vägivalda, kõige enamasti siis tõukamist, juustest tutistamist. Ja see on siis nõrgemat vägivalda, mitte ainult vanemate poolt, seda ütles 20% 15-aastastest ja 10% 12-aastastest lastest. Ja lõpuks tundub selle uuringu ja teiste uuringute kohaselt, et jõuline vägivald on õnneks vähem levinud. 1–2% 9. klassi õpilastest ütles, et nad on seda kogenud. Üsna sarnaseid tulemusi on saadud ka teistest Põhjamaadest. Üleüldiselt on vägivalla kogemine peredes kasvanud viimase parikümne aasta jooksul ja levimusnumbrid on umbes samad, mis Soomes. Minu riigis on politseile teatamised viimaste aastate jooksul kasvanud. Täna on see number umbes 5000 teatamist aastas ja see puudutab siis lapse füüsilise väärkohtlemise kahtlusi. Ja loomulikult peame meeles pidama, et mitte kõik need juhtumid ei jõua võimudeni, mõned jäävad kindlasti teadmata. Aga ma arvan, et need teadmata juhtumid ei ole tõenäoliselt mitte kõige rängemad. Kui tavaline on seksuaalne väärkohtlemine? Sellest fenomenist teadlik olemine on inimeste seas kasvanud. Tähelepanu meedias on sellele oluliselt kasvanud viimaste aastate jooksul. Ja samamoodi on kasvanud sellekohased raportid või teadaandmised politseile. Kuid uuringute kohaselt laste seksuaalne kuritarvitamine Soomes kasvanud ei ole ja samas uurimuses on 9. klassi tüdrukud öelnud, et 4% on nendest teatanud seksuaalsest väärkohtlemisest, poiste puhul oli see 1%. Üllatavalt on aga selle fenomeni uuringute vahel suured erinevused. Kirjanduse ülevaatamine Põhjamaadest annab meile tulemuseks selle, et nemad on andnud meile sellised numbrid. Tüdrukutel siis 11–36%, poiste puhul 3–23%. Mina arvan, et nii suur kõikuvus on tõenäoliselt tulenenud nende uuringute erinevast metoodikast, aga see kõikuvus on üllatavalt suur. Üldiselt aktsepteeritakse aga seda, et seksuaalse väärkohtlemise oht suureneb teismeeas ja väikeste bioloogiliste laste seksuaalne kuritarvitamine on üsna haruldane. Nüüd räägin mõningatest Soome süsteemi aspektidest, nende juhtumite puhul, kui on tegemist kriminaaltegevuse kahtlusega, kas siis füüsilise või seksuaalse väärkohtlemisega. Kui on tegemist taolise kahtlusega, siis need 3 asutust, neid on kõiki 3 väga vaja. Politsei, tervishoiuteenused ja lastekaitseteenistus.
ja kui nende rollid on kõigile selged, nende asutuste rollid, siis peaks uurimine minema sujuvalt ja kiiresti, see on parim lapsele, parim kogu perekonnale lõppude lõpuks. Politsei on loomulikult, kes kohtueelset uurimist juhib, kui tal on põhjust oletada, et toimunud on seaduse rikkumine. Tervishoiuteenistus tegeleb diagnostika ja raviga ning psühholoogilise abiga ning politsei palvel tehakse kohtueelne laste küsitlemine ja laste hindamine. Soomes on meil eraldi üksused laste jaoks ja nendest räägin teile lähemalt hetke pärast. Viimane siin nimekirjas on lastekaitseteenistus. Nende ülesandeks on tagada lapse turvalisus. Mõnikord laps lahutatakse perekonnast, aga mitte alati, see ei ole tavaline. Ja loomulikult, kui perekonna puhul on varasemad laste heaolu probleemid teada, siis võib olla võimudel palju informatsiooni pere olukorra suhtes. Kui laps lahutatakse vanematest, ja nagu ma ütlesin, see ei ole tavaline, aga mõningatel juhtudel, kus üht või mõlemat vanemat kahtlustatakse lapse kuritarvitamises või peres valitsev olukord tundub lapsele ohtlik. Ja see on küll üsna tavatu, kuid mõnikord, kui on kahtlus, et vanem võib mõjutada seda, kuidas laps kirjeldab kahtlustatavat kuritegu. Meie ühiskonnas on minu arvates trend selline, et informatsiooni vahetatakse vabamalt nende kolme asutuse vahel. Mõte on siis see, et uurimisprotsess läheb kiiremaks ja paremaks kõikidel juhtumitel. Aga informatsiooni vabas vahetamises on väga palju väljakutseid, süsteem ei ole kindlasti mitte valmis. Aga minu meelest me liigume selles suunas ja see on juba hea. Nüüd räägin teile natukene rohkem tervishoiuteenustest, nende rollist. See on see osa, mida ma kõige paremini tunnen. Kui politsei seda nõuab, teeb arst läbivaatuse kohtueelse protsessi osana. Siin leitakse siis, kui on mingisuguseid vigastusi, diagnostimine, uriini ja vereanalüüsid, mõnikord DNA analüüsid. Laps läheb, ta saab psühhiaatrilist ravi või toetust ja lõpuks esitame oma tunnistuse politseile. Kui laps tuleb taolisele ülevaatusele, siis alustame tavalise arstliku läbivaatusega, arst kuulab kopsu ja südant, vaatab, katsub kõhtu, vaatab nahka, kõik nagu tavaliselt, millega laps on harjunud. Laps vaadatakse üle pealaest jalad alani. Seda osaliselt tänu sellele, et on oluline, et mitte miski kahe silma vahele jääks, aga ka selleks, et laps tunneks ennast nii loomulikult ja mugavalt selles olukorras kui võimalik. Me püüame muuta selle normaalseks arstlikuks läbivaatuseks. Paljude enamike väikeste laste puhul on suguelandite osa ülevaatamine tavaliselt teistsugune, kui see toimub noorukite või täiskasvanute puhul. Selles mõttes, et tavaliselt on väline vaatlus täiesti
piisav ja sisemine günekoloogiline läbivaatus on laste puhul väga harva vajalik. Ja nagu ma ütlesin, läbivaatuse käigus püütakse lapsele tekitada nii turvalist ja rahulikku tunnet kui võimalik ja midagi ei tehta lapse tahtmise vastu. See on väga-väga tähtis, sest me ei taha last enam traumatiseerida, kui teda juba praeguseni on võib-olla traumatiseeritud. In sexual abuse cases, seksuaalse väärkohtlemise juhtumite puhul siis läbivaatus toimub alati spetsialisti poolt haiglas ja mitte esmatasandi raviasutuses. Füüsilise väärkohtlemise puhul toimub läbivaatus kõikidel tervishoiutasanditel, kuid väike laste puhul ja raskete traumade puhul uuritakse neid traumasid spetsialisti poolt haiglas. Erakorraline läbivaatus viiakse läbi, kui on tekkinud meditsiinilised, psühholoogilised või ohutusega seotud murepunktid, näiteks terav valu, veritsused või kahtlustatakse inimkaubandust ja taolisi asju. See on vajalik ka siis, kui see kallaletung on toimunud viimase 72 tunni jooksul. Ja siis on võimalik saada ka kohtuekspertiisiliseks uurimiseks DNA analüüsi 3 päeva jooksul. Ja on ka teisi põhjuseid sellise erakorralise läbivaatamise puhul, kui on vaja kiiremas korras anda rasestumisvastaseid vahendeid või teha profülaktilist ravi seksuaalselt levivate haiguste tõrjeks. Kiirläbivaatus toimub siis, kui see seksuaalne kontakt on toimunud viimase 2 nädala jooksul ja selle aja jooksul on võimalik näha, kuidas siis vigastused on paranenud või mitte. Väidetava seksuaalse kuritarvitamise puhul, mis on aset leidnud rohkem kui 2 nädalat varem, siis nii suurt kiirust taga ei ole. Ja seda läbivaatust ei ole vaja teha nii kiiresti. Loomulikult me püüame selle läbi viia nii kiiresti kui võimalik, kuid see ei ole niivõrd kiireloomuline. Need kiireloomulised ja mitte kiireloomulised läbivaatused tuleks läbi viia tööpäeva jooksul, mitte öistel tundidel, aga need erakorralised läbivaatused teinekord võivad aset leida ka nädallõppudel või öötundidel. Füüsilise väärkohtlemise puhul on selline meditsiiniline läbivaatus ja selle ajastus veidi teistsugune ja juhised selle kohta Soomes ei ole niivõrd täpsed ja selged, seetõttu selle puhul on erinevusi ka riigisiseselt. Erakorraline läbivaatus viiakse läbi, kui on tekkinud teatud meditsiinilised murepunktid, kui on rasked traumad, kui on muret tekitavad sümptomid või kui tegemist on väikse imikuga. Ja siis see piir kiire ja mitte kiire läbivaatamise vahel on 1 nädal. Nüüd paar sõna selle kohta, kuidas lapsi Soomes küsitletakse. Ma arvan, et see on üsna sarnane viis sellele, mida kirjeldas professor Kask täna hommikul. Võib-olla on siiski mõningaid erisusi riikide vahel. Soomes kõikides ülikooli kliinikutes on eriüksus, niisugune kohtuekspertiisi psühholoogia või psühhiaatria keskus lastele või noorukitele. Ma olen Helsingis juba paar aastat taolises üksuses töötanud, seega see töö on mulle hästi tuttav.
ja nende üksuste põhiline eesmärk on aidata politseid lastega toimunud juhtumite puhul ja me tegutseme kas politsei või teinekord ka prokuröri taotlusel. Meid ei kaasata mitte kõikidesse füüsilise või seksuaalse väärkohtlemise juhtumite puhul, mida politseis uuritakse, vaid politsei võib paluda meie abi juhtumite puhul, mille puhul meie ekspertteadmised on vajalikud, nagu näiteks väikelaste puhul, 4–7-aastaste puhul või mõnikord ka puuetega laste puhul. Ja me abistame ka teisi asutusi, pakkudes omapoolseid konsultatsioone ja koolitusi. Ja meie töö keskmes on 4 peapõhimõtted: objektiivsus, neutraalsus, hüpoteeside kontrollimine ja teaduslik lähenemine. Siin te näete joonist selle kohta, kuidas meie üksuses sellist uurimist läbi viiakse. Vasakul pool on see alguspunkt, politsei taotlus, ja paremal pool tulemus on siis politseile tehtav ekspertavaldus. Ja nende 2 punkti vahel on erinevad osad, erinevas värvis, mitte kõikide juhtumite puhul ei viida läbi kõiki etappe, kuid nad on omavahel seotud. Ja me teeme tihedat koostööd nii politsei kui lastekaitseasutustega. Ja ülemises kastis on taust andmete kogumine, mis on meie jaoks oluline töö. Me pöörame suurt tähelepanu sellele, millel põhineb süüdistus, kellega laps suhtles või mis iganes toimus, kuidas seda on lapsega arutatud pärast seda juhtumit. Ja kogume andmed ka selle kohta, millise arenguetapil laps on jõudnud, kuidas ta oskab suhelda. Ja meil on vaja kõiki need andmeid oma hüpoteesi koostamiseks. Ka need kohtuekspertiisi küsitlused viiakse läbi spetsiaalse koolituse saanud ekspertide poolt. Ja Soome seaduste järgi alla 15-aastased lapsed ei pea ise kohtus esinema. Kõik küsitlused salvestatakse ja neid näidatakse siis kohtus. Kui on vajalik arstlik läbivaatus, siis ajastatakse see niiviisi, et see sobiks kokku ka lapse küsitlemise ajaga, välja arvatud muidugi erakordsel juhtudel. Ja lõpptulemusena koostatakse siis vastav ekspertiis, avaldus ja esitatakse omapoolne arvamus lapse seisukorra kohta ja järeldused, kirjutame, milline hüpotees leidis tõestust ja miks. Ja meie järeldused põhinevad nii teadmispõhistel faktidel, kuivõrd see on võimalik. Nagu ma ütlesin, see on kogu pakett, tervikpakett, kuid väga sageli uurimiste käigus me kasutame kergemat või lühemat varianti, mitte alati kõiki etappe ei viida läbi. Ma mainisin juba selle hüpoteesi kontrollimist juba korduvalt. Sellest räägiti ka täna hommikul. Kui ma püüan nüüd anda teile selgema ülevaate selle kohta, mida mina selle all mõtlen. Teisisõnu, see tähendab seda, et on vaja leida alternatiivseid selgitusi. Tuleb avatult suhtuda sellesse, millel põhineb süüdistus ja mis põhjustas lapse puhul neid sümptomeid või käitumist või juttu.
üks võimalik selgitus on see, et kuritegu on aset leidnud, kuid sageli on ka teisi võimalikke selgitusi. Me ei kogu tõendusi süüdistuse toetuseks, vaid püüame aru saada, mis nende tagamaaks on, millised asjad võiksid selgitada seda. Ja sel põhjusel on meil vaja võimalikult palju taustainfot. Meie eesmärk on läbi viia neutraalne ja usaldusväärne uurimine. Ja sellega me tegeleme oma üksustes, kuid ma usun, et selline suhtumine on kasulik meie kõikide jaoks, kõikide ametnike jaoks, kõikides töövaldkondades, kuid eriti laste väärkohtlemise juhtumite puhul. Siin ma olen esitanud ühe sellise hüpoteesi kontrollimise näite. Nagu ma mainisin, tavaliselt lähtutakse ainult ühest hüpoteesist, et kuritegu on toime pandud, et last on seksuaalselt kuritarvitatud. Kuid alternatiivne hüpotees võib olla, et süüdistuse aluseks on möödarääkimine, väärmõistmine, kui mingisugune täiskasvanu üritas last aita pesemisel või laps on näinud pornot või muud taolist materjali, on teadlik täiskasvanute seksuaalsusest ja on midagi selle kohta öelnud. Või lapse jutu põhjuseks on korduvad suunavad arutelud täiskasvanuga, nagu näiteks lapsehooldusõiguse vaidluse puhul, või laps valetab. Selleks on mitmeid põhjuseid. Üheks põhjuseks võib olla, et nad püüavad oma häbi sellega varjata, kui nad on vahele jäänud masturbeerimisega. Mitte alati loomulikult. Erinevate juhtumite puhul võivad need põhjused olla erinevad, kuid vähemalt ei tekib mingi aimdus selle kohta, millele me keskendume. Kas teil on tekkinud märkusi või küsimusi, enne kui ma edasi lähen oma jutuga? Ja tundub, et on. It works. I'm usually known in the EU that I put a lot of questions. Euroopa Liidus teatakse, et mina armastan palju küsimusi esitada. Ja mul on ainult üks küsimus. Politsei taotluse kohta selle uurimise läbiviimiseks. Ma tahaksin rohkem selle kohta teada saada, kuidas see toimub. Sest minu arvates politseil on väga raske selgitada, mida nad vajavad või mida nad soovivad. Loomulikult ei anna neile tõendusmaterjali, vaid nad tahavad aru saada, mis on tegelikult juhtunud. Seega politsei taotlus on nagu ametlik taotlus selle kohta, et politsei palub läbi viia läbivaatuse ja siis toimub ka eelnev kohtumine, enne kui toimub selline kohtuekspertiisi poolne läbivaatus lapsega. Kas on õige? Ja enne seda on kaasatud ka teised asutused. Kas teil toimub ka selline meeskonna koosolek enne selle läbivaatuse tegemist? Me tavaliselt, kui politsei meiega ühendust võtab, korraldame omavahel ka oma meeskonna kohtumise ja siis kogume kokku suurema meeskonna, kus osaleb alati ka politsei esindaja ja sageli ka keegi lastekaitsest. Ja mõnikord kutsume ka teisi inimesi osalema, näiteks selle lapse õpetaja sellele koosolekule. See sageli on ka sellist infot ja andmeid, mida politsei ei taha teistele avalikustada. Ma usun, et meil on väga hea koostöö politseiga ja me omavahel üsna vabalt vahetame infot.
this kind of cases, usually the selliste money is the problem. juhtumite puhul on tavaliselt probleemiks rahalised vahendid. Ma ei tea, miks, sest me tahame ju oma lapsi kaitsta, kuid ikkagi Who pays this küsimus on, examination? kes maksab selle Government? läbivaatamise eest, politsei, valitsus või on selleks erifond? See on riigipoolne rahastus. See oli hea küsimus teile. Seega valitsus maksab ja seetõttu meil on võimalik pidada ka neid eripsühhiaatri üksusi, sest riik finantseerib neid. Ja ma kasutan ära selle eelise, et mina olen selle ürituse korraldaja ja esitan omapoolse küsimuse. Mulle tekkis huvi see joonis, mida te näitasite, kuidas see töö toimub. Ja see kontseptsioon oli suurepärane, et kogutakse taustainfot ja siis toimub kohtumine ametiasutuste esindajatega lõpus ka. Ja kui ma vaatasin seda, tekkis küsimus, kes kogu seda protsessi juhib, case manager. See on ju suurepärane, et inimesed kogutakse infot, aga kes on alguses lõpus selle vedaja, kes kogub inimesed kokku, korraldab kohtumised ja nii edasi. Viib läbi seda organisatoorset tegevust. Põhimõtteliselt tegeleb sellega meie üksus, kes kogub kokku kõikide ametiasutuste esindajad ja info. Kuid politsei muidugi juhib seda kriminaalmenetlust. Ma ei tea, kas see on õige sõna, mida ma kasutan. Meie tegutseme ainult politsei taotlusel või palvel. Ja millal siis lastekaitse kaasatakse taolistel juhtudel? Kas siis lastekaitse esindaja on nüüd selle juhtumi vedaja, case manager? Kogu selle protsessi jooksul lastekaitse esindaja ülesanne on tagada lapse turvalisus. Nad ei ole need case managerid. Ei, ma ei arva seda. Sest need on kaks eraldiseisvat protsessi. Sest see on osa kriminaalmenetlusest, millest me räägime. Me jätkame nüüd ja siis on meil lõpus veel 15 minutit küsimuste vastuste jaoks. Yes. So to a little bit or the next topic. Järgmise teema juurde. Millal hakata muretsema siis lapse pärast? Quite often it's something that väga sageli selle tõukejooks on midagi, mida laps ütleb. Põhimõtteliselt see süüsidus on tugev, kui laps spontaanselt räägib sellest, mis temaga juhtus. Eriti, kui ta räägib sellest isikule, kes on neutraalne selles küsimuses, näiteks õpetajale või arstile. Aga olukorras, kui keegi tunneb muret selle lapse pärast, selleks võib olla lapsevanem või teine täiskasvanu ja vestleb lapsega, esitades talle korduvaid küsimusi, mis võivad olla potentsiaalsed suunavad küsimused, kui kõige tahtmatult, siis tekib oht, et võib esineda väärsüüdistus. Ja siis on veel olukord, kui kellelgi on tahtlik soov sellise väärsüüdistuse esitada, näiteks lapsehooldusõiguste vaidluste puhul. Need on siis 3 liiki süüdistusi, mis põhinevad lapse poolt öeldul. Lapse käitumine. Laste käitumise puhul võib olla mitmeid põhjuseid muretsemiseks, kuid ei ole ühte konkreetset käitumisliiki, mis sõnaselgelt viitab sellele, et laps on kogenud seksuaalset või füüsilist väärkohtlemist. Laps võib-olla on näinud mingit pornot või teadlik täiskasvanute seksuaalsusest või on pealt näinud sellist vahekorda lastevanemate puhul või näinud mingisuguseid vägivaldseid filme või kodune olukord on ka selline segane.
several reasons for worrisome behavior. seega sellise käitumisel on mitmeid erinevaid põhjuseid. Sellele muidugi tuleb pöörata tähelepanu, võib-olla tuleb laps saada psühhiaatri juurde. Child welfare and police notifications are needed. Ja teinekord on vaja teavitada ka lastekaitseasutust või politseid, kuid seda mitte igas olukorras. And again, there is not any certain symptom in a child that is a proof. Ja ei ole ühtegi siis konkreetset sümptomi, mis 100% tõendaks füüsilist või seksuaalset kuritarvitamist. Lastel on väga sageli kõhuvalu, peavalu, unehäireid, punetus suguelunditel, urineerimise raskusi. Need on laste poole üsna tavalised ja nendel võib olla mitmeid erinevaid põhjuseid. Physical abuse or sexual abuse. Nii füüsilise kui seksuaalse kuritarvitamise puhul võivad esineda samasugused sümptomid, Usually there are some other explanations. kuid tavaliselt Other explanations are on nende põhjusteks üsna in mind tõenäoliselt midagi muud, seetõttu me peame silmas pidama ka, kui levinud on kõik need erinevad nähtused. and this was the symptoms and now I'm going to talk about injuries. Nii palju siis sümptomitest ja nüüd siis vigastustest. Child has some physical injuries. Kui te märkate lapsel mingi kehalisi vigastusi, millal peab siis mõtlema võimaliku füüsilise kuritarvitamise või väärkohtlemise peale? Few single injuries that are On mõningad for abuse. vigastused, kuid neid on vähe, mis on kuritarvitamisega seotud. Selline väärkohtlemine, kuritarvitamine on By which I mean baby. mõeldav, kui on tegemist selliste vigastustega, mitteliikuvate imikutega, väikelastega, kes iseennast ei suuda vigastada. Kui on mitmeid vigastusi mitmesugustele elunditele või erineva Injuries. paranemise etapis vigastusi või on sellised nagu mustriga vigastusi või näiteks vigastusi ebatavalistes kohtades, Injuries are completely näiteks unexplained. pehmekudedele või ebatavalistes kohtades, kui ei leida selgitusi nendele vigastustele või on muid tõendeid, mis viitavad lapse väärkohtlemisele või hooletusse jätmisele. Types of the injuries. Nüüd ma tutvustan mõningaid vigastuse liike, näiteks sinikad, muljemishaavad. Need on üsna levinud All children who are able to move. kõikide liikuvate laste puhul. Injuries due to physical abuse. Need on kõige enim levinud ka seoses füüsilise väärkohtlemisega. Need on nähtavad alati. See children. Seega, kui te märkate lapse, You probably see bruises. last, keda on füüsiliselt väärkoheldud, siis ilmselt näete tal ka selliseid sinikaid või muljumishaavu. Bruises are very common in every children, so Kuid sellised sinikad on kõikide laste puhul levinud. Kõik, kes on lapsed olnud, teavad seda ja selles ongi probleem. But there is some knowledge from scientific research what kind of types of bruises are kind of normal. Kuid teaduspõhiselt on ka andmed selle kohta, mis on nõnda tavalised muljumised, nõnda And any sides of both põlvel, faces, including elbows or forehead, küünarnukil, säärel, whereas typical for cases of abuse is laubal, their location in head area. kuid väärkohtlemise puhul on tüüpiliselt sellised vigastused peapiirkonnas, näol, kõrvad, kael, kehal, eriti seljal või tuharatel Worrying is if the bruises are või clustering, on väärkohtlemisel means that there are many of them need klastrid, mis tähendab seda, et ühes kehapiirkonnas on mitu sellist sinikat. there is an imprint or negative Ja kui mingisuguse eseme kasutamisest on jäänud märk näiteks käest, rihmast, rihmapandlast, hammustusmäe. Dentists can actually say if the bite mark is it from an animal bite or human bite. Hambaarst võib öelda, kas see hambajälg on inimese või looma poolt, lapse või täiskasvanu poolt tekitatud.
example of siin on the näide väikesest boy poisist, who has bruises in head area. kellel on need peapiirkonnas mitmeid taolisi sinikaid ja mitte mujal kehal. In the beginning, he was examined quite a lot in the hospital and every Teda vaadati läbi diseases were ruled out. haiglas, kõik harvad esinevad haiglused välistati, enne kui hakati arvama, et tegemist võib olla väärkohtlemisega ja nii see ka oli. Another small boy who had Teine väike poiss, not very typical bruises, kellel olid ebatüüpilised forearms. sinikad mõlemal käel, ma ei tea, kas te näete neid selgelt, selles piirkonnas mõlemal pool. Toimus politsei uurimine, kuid selgus, et tegemist ei ole väärkohtlemisega ja ka mitte õnnetusjuhtumiga. Kuid selles peres oli väike kutsikas, kes mängis poisiga, hüpates üles ja hammustades tema kätt ja need sinikad olid sellise lapse ja koera vahelise mängu tulemus. Tundus nagu oleks väärkohtlemisega tegemist, aga tegelikult polnud. Siin on pilt ühest väikesest tüdrukust, see oli väga kurb lugu. See oli ränk väärkohtlemise juhtum, kui teda peksti nööriga või ketiga, ma ei tea isegi millega täpselt, see oli väga raske juhtum. Ja tema puhul oli väga palju muid väärkohtlemise viise kasutatud, mitte ainult füüsilist väärkohtlemist. Ja nüüd paar sõna ka põletuste kohta. Väikelaste puhul on nad üsna levinud ja ainult vähesed nendest on seostatavad väärkohtlemisega. Tavaliselt saavad lapsed põletada mingi kuuma vedeliku puhul, kui laps näiteks tõmbab teetassi enda peale. Ja tavaliselt sellega vigastatakse keha eesiosa, need on nagu sellised vedelikulaigud. Pritsmed jäävad nagu märgina. Teine tüüpiline olukord on, kui laps puudutab näiteks kuuma pliiti või midagi muud kuuma köögis, tekib põletushaav käe siseküljel. Väärkohtlemise puhul on põletushaavad raskemad ja seda põhjusel ka, et väga sageli viivitatakse abi saamisega ja olukord muutub raskemaks. Nad võivad esineda ebatüüpilistes kohtades, näiteks jalgadel, alakehal, suguelunditel. Võib jääda jälg näiteks mingist kuumast esemest, näiteks triikrauast või sigaretist. Ja teine näide on selles, nagu näiteks kui lapse käsi või jalg pistetakse kuuma vette ja siis tekib selline šokikujuline põletushaav või kindakujuline põletushaav. Kaks viimast punkti on samad nagu selle lehekülje alguses, see on põletusjuhtumid, millega ma viitan seda, et need võivad tekkida nii juhupõhiselt kui ka väärkohtlemise tagajärjel. Ja nende vahetegemine on teinekord raske. Siin on nende kinda põletus. Ma ei hakka detailselt rääkima luumurdudest. Siin on loetud mõningad põhilised murruliigid.
spinal fracture can be a result of an accident. ja jällegi me võime öelda, need luumurrud võivad tekkida õnnetusjuhtumi või kuritarvitamise tagajärjel ja selline kuritarvitamine väärkohtlemise põhjuseks võib olla see, kui need luumurrud esinevad väikelastel või mitteliikuvatel imikutel, eriti kui puudub varasem trauma või mingi Then there are certain tervisehäire. types of fractures which Ja siis on teatud liiki murrud, mis tekitavad muret again in every time severe trauma must be ja under igal juhul be checked if there some selliste raskete traumade puhul tuleb seda üle kontrollida, kas tegemist on õnnetusjuhtumisega või on nende põhjuseks ka mingi haiguslik seisund. Ja loomulikult, kui on mitmikmurruga tegemist ühe lapse puhul, siis tuleb ka seda kontrollida precisely. täpsemalt. Chest injuries are quite common in abuse cases. Väärkohtlemise puhul on üsna levinud ka rindkera Abusing children. vigastused, eriti roidemurrud, Injuries may occur. siseelundite vigastused ka selliste raskete väärkohtlemiste puhul ja need võivad olla eluohtlikud. And finally head traumas. Ja lõpuks siis ka peatraumad. Potentially very severe. Tavaliselt on nad üsna rasked juhtumid Cause of mortality. ja peatraumad on füüsilise väärkohtlemise puhul väga sageli surma põhjuseks. Eriti imikud on suures ohus, Taken baby syndrome. see on nende lapse raputava imiku sündroom, te teate kindlasti, mis see on. So you probably know that Ja ilmselt teate ka seda, et short shaking of baby like this it might be et imiku dangerous and like isegi niisugune lühiaegne raputamine võib olla väga ohtlik ja eluohtlik, cause bleeding to the võib brains tekitada ajusisest verevalumit, to the subduraalset hematoomi või silma other injuries too. verevalumit ja muid vigastusi. The symptoms for this might be quite misleading. They are Sümptomid võivad sageli olla eksitavad reasons the baby ja on tüüpilised imikute puhul ja seda mitmel põhjusel. Laps võib olla unine või oksendada, halvasti süüa always very clear that ja mida alati ei ole selge, et see on tekkinud väärkohtlemise tulemusel. but it's Seega on seda raske tuvastada, kuid peab alati olema teadlik ka sellest võimalusest. here is an example of Siin on näide brochure. ühest voldikust, This is given mis trükiti Soomes instances, for example, for ja mida jagati näiteks vastsündinud imikute lastevanematele, see on soome keeles. it's explained why it's dangerous to shake Siin a baby. selgitakse, miks on ohtlik last niimoodi raputada. Some ways, to be with the baby, to handle the Räägitakse, baby, kuidas and there is last also hoida, information where to get help if you kust are abi saada, about to shake your baby or kui teil on tahtmine last raputada või kui te olete juba teda raputanud. so it's a kind of information leaflet. See on niisugune infovoldik. Yes, then there is such thing as chemical abuse. Siis on ka lapse puhul see kemikaali Child has been given kasutamine, lapsele on manustatud alkoholi, ebaseaduslikke narkootikume, rahusteid või midagi taolist also quite hard to recognize sometimes. ja sageli on neid sümptomeid väga raske tuvastada, sest ei mõtle ju selle peale, et lapsele võidakse niisugust asja manustada. Some of those are accidents. No mõningal juhul võib olla tegemist õnnetusjuhtumiga. Yes, I come back to this hypothesis thinking again. Ja nüüd ma tulen jälle selle hüpoteesi juurde tagasi, Important to remember meenutamaks teile, et on oluline all kinds of explanations for mõelda kõikide võimalike selgituste peale laste vigastuste puhul, get injuries in place. sest lapsed võivad saada vigastada mängides, sporti tehes, hobidega tegeledes, võib-olla lapsed on omavahel kakelnud, on mingisugune õnnetusjuhtum toimunud
medical condition. ja tuleb mõelda, kas lapsel on mingi terviseseisund, mida peaks võib-olla haiglas uurima. Yes, and I think it's very good that we learn how to recognize the child abuse cases. Ja on väga oluline mõista, kuidas ära tunda laste väärkohtlemist ja neid vigastusi, mis sellistel juhtudel on olulised, kuid samas on oluline mitte üle diagnoosida ja üle mõelda. It's quite difficult to balance between these two. Ja väga sageli on tasakaalu selle kahe aspekti vahel raske leida, kuid ma arvan, et me peaksime selle peale mõtlema. Yes, those injuries were from physical abuse and now I will quite shortly cover the sexual abuse. Seega me rääkisime praegu füüsilise väärkohtlemise There is a case of vigastustest ja nüüd lühidalt ka seksuaalse väärkohtlemise juhtumitest, kui on tegemist vägistamisega või füüsilise vägivalla kasutamisega, siis võib esineda mitmeid erinevaid vigastusi, näiteks veritsemist, marrastusi, sinikaid, pindmisi haavasid, rebendeid ja siis 72 tunni jooksul on võimalik saada DNA analüüsi. other than acute cases, the significant findings are Muude rare. selliste akuutsete juhtumite puhul on need oluliste märkide tuvastamine üsna raske, eriti väikelaste puhul ja selleks on mitmeid põhjuseid. One of is that small injuries of the skin and Ja sellised väiksemad nahavigastused ja limaskesta vigastused paranevad väga kiiresti, lausa päevade jooksul, in weeks. no võib-olla kokkuvõttes nädala jooksul. To the situation when you bite accidentally to your Ja lip. võrrelge seda olukorda, kui ta juhtumisi hammustada huulde. Igaühega on seda juhtunud. Very painful in the beginning. Võib-olla alguses on see väga valus, isegi huul veritseb, Swollen for a couple of paistetab üles paariks päevaks, usually gone kuid nädala pärast on see paranenud ja arme ei jää, in the mouth or in the lip. ei suhu ega huulele. Kind of same situation in genital tissues. Sama võib So that's märkida ka seoses suguelundite understand why they heal so quickly and so completely. väiksemate vigastustega, seega on paranenud väga kiiresti ja täielikult. Injuries, but Loomulikult mitte raskete vigastuste puhul, or they may turn into a non-specific findings. võib olla, et nende tagajärjel tekivad sellised mittespetsiifilised tagajärjed, mida on raske tuvastada või selgitada. In small children, Ja eriti väikelaste puhul abuse can be many types of acts. selline väärkohtlemine võib esineda mitmel esineval viisil, näiteks puudutamise, lakkumise näol, mis ei põhjusta füüsilisi vigastusi üldse, Elastic, sest koed on elastsed many types of abuse. So it's not penetrative or ja selline kuritarvitamine, väärkohtlemine võib olla mitte penetratiivne või vägivaldne. abuse at all. Ja alati on see alternatiiv, et tegemist ei olnud väärkohtlemisega, vaid millegi So muuga. I like this sentence from Mulle meeldib see lause, Mr. Alexander. autor Alexander, Those cases what I see, the small children, nende juhtumitega, millega mina kokku puutun väikelaste puhul, sexual abuse, it's more on siis selle seksuaalse väärkohtlemise genital area. kahju suurem ajule kui suguelundite piirkonnale. Yes, this morning we have already heard about this Täna topic, hommikul me juba rääkisime sel teemal, but I'm going to give you some some principles about this too. kuid ma lühidalt esitan ka omapoolsed põhimõtted sel teemal. And I'm not talking Ma ei räägi now, praegu only about the forensic interview of the ainult child, but uurimisosaks olevast intervjuust, vaid sellisest üldisest vestlusest, üldisest lapse küsitlemisest, mida me kõik teeme. if there is a situation that the child Kui tegemist on olukorraga, tell you, et laps tahab teile rääkida väärkohtlemise eest, let him or her speak, lubage tal but rääkida. ask as little as possible.
aga küsige nii vähe kui võimalik on. let him tell. Laske temal rääkida. If and when you have to say something in the Kui discussion, of course. ja siis, kui ta vestluse käigus midagi räägib, püüdke kasutada avatud küsimusi, püüdke vältida suunavaid küsimusi. This is most important See on kõige olulisem kõige väiksemate lastega. Ehk siis need, kes on koolieelikud. with everybody. Aga tähtis on see kõigi puhul, ka täiskasvanute puhul, kuid kõige olulisem on see väikeste laste puhul. And the leading questions should Suunavad küsimused, because they can neid tuleks vältida, sest need võivad põhjustada false allegations to arise. We get valesüüdistuste esilekirkimist, meil võib tekkida vale mulje sellest, mis toimus. wheel is going to turn. Many things happens. Suured rattad lähevad liikuma, hakkab toimuma väga palju asju, So that's why kuigi põhjus selleks polegi. Seetõttu peab olema algusest peale ettevaatlik. and the child's memories can be Lapse mälu võib muutuda, when the topic is discussed with many times. kui teemat mitu korda arutatakse. Ability to get the original story Ning võimalus algset lugu kuulda läheb aina viletsamaks või ühesõnaga teada saada, mis tegelikult juhtus, muutub ikka raskemaks ja raskemaks. the ultimate case is that Äärmuslikel juhtudel gets some false memories for the whole life. tekivad lapsele vale mälestused terveks eluks. They are clever. Lapsed on nutikad. Very quickly notice what we want Nad to hear. väga kiiresti saavad ära, mida me tahame kuulda. Kui me räägime lapsega ja tema räägib sellest oma lasteaias või mujal, seda kuulatakse, siis hakkab ta rääkima, et isa puudutas tema suguelundeid, siis me muutume väga kiiresti väga tähelepanelikuks, muutume intensiivsemaks ja lapsed õpivad, et okei, see oli küsimus, mida täiskasvanu minult kuulda tahtis. Ja selleks, et täiskasvanule hea meelt valmistada või mingil muul põhjusel hakkab ta seda lugu rääkima. Mitte seda, mida ta teab, et tegelikult tõsi on. Siin on mõned mittesuunavate küsimuste näited. Neid rääkisime ka täna hommikul. Räägi mulle, mis juhtus. Mis siis juhtus? Räägi mulle sellest. Ta ütles, et andis sulle laksu, mida sa selle all silmas pead. Mis asi on laksu andma? See on üllatav, kui erineva tähenduse annavad lapsed mingitele sõnadele. See ei pruugi üldse olla see, mis ta meie arvates on. See on minu viimane sõnum tänasel päeval. Ja selleks on siis dokumenteerimine on kõige tähtsam. Kas asi on dokumenteeritud või see asi pole üldse sündinudki. On oluline dokumenteerida kõiki vestlusi nii täpselt kui võimalik. Kirjuta üles lapse vastused, aga ka oma küsimused. Kõik vigastused, nahaleiud, kõik muu tuleb täpselt dokumenteerida, isegi kõige väiksemad, isegi meditsiiniliselt mitteolulised leiud võivad omada tähtsust kriminaalprotsessis. Kui vähegi võimalik, tee pilte, joonista, mis iganes. Mis iganes sul võimalik teha on. Kriminaalprotsessid on pikad. Sinna võib minna päevi, vähemalt mõnikord nädalaid. Last küsitletakse ja enne, kui asi kohtusse jõuab, läheb kuid, võib-olla aastaid kahjuks. Keegi ei mäleta hiljem, mida laps on öelnud, millised muhud või milliseid jälgi tema kehal oli ilma selleta, et meil oleks kõik korrektselt dokumenteeritud. On ka siin kasutatud kirjandus. Ja nüüd ma tahan teid tänada tähelepanu eest. Ja usun, et meil on nüüd aega aruteluks.
Thank you very much for the presentation. Suur aitäh selle presentatsiooni eest. Me oleme väga ilusti graafikus, nii et kui kellelgi on mingeid küsimusi, on praegu hea aeg neid küsida. Inglise keeles tõlgiga me aitame, et kui on mingi küsimus, siis palun tõstke nüüd käsi ja siis ma tooks mikrofoni. Seems like no one has any questions. Tundub, et kellelgi ei ole küsimusi. Yes, if this is working. Kas see töötab? Jah, tere. Tere kõigile. I'm Elina Armbaa from Finland and I Meil, wanted to comment about Elina Armbaa Soomest, ma tahan kommenteerida uurimise osa. efforts made Tehakse pingutusi, cooperation between et saada rohkem koostööd võimude vahel. coordinators or someone who Peaks olema keegi koordinaator või keegi, kes kogu seda uurimist juhib. so there are all the time development concerning Siin toimuvad kogu aeg arengud, investigation because mis puudutavad taolisi uurimisi, so the situation is still that sest olukord on ikka selline, et erinevad võimud, different tasks sest neil on erinevad ülesanded, cooperation can be so ehk koostöö võib olla, linked done so koostööd on võimalik teha ühiselt, tõhusamalt police is ja näiteks kui politsei oma uurimist teeb, juhib uurimist, from my point of view siis minu seisukohast ma arvan, cooperation between the prosecutor. et rohkem koostööd prokuratuuri ja politsei vahel, I don't know how much do you kui see oleks võimalik, ma ei tea, kui palju teie teete koostööd prokuröridega yes mõningate juhtudel. criminal cases Aga kriminaalasjade puhul the pre-investigation is done eeluurimise teeb ära politsei, manager in those cases are kuid juhtivaks asutuseks on siin prokurör. more from the upper level Ehk kuidagi police or suunised peaksid politseile tulema kõrgemal tasandil taoliste juhtumite puhul. Jah, ja asjad liiguvad tõesti sinna suunas. Soomes on praegu üks projekt käimas, just nimelt seda koostööd puudutav. Mis te just rääkisite prokuratuuriga koostööst, võin teile tuua näite praktikast Sloveenias. Politseil on kohustus teavitada prokuratuuri ning alluda prokuratuuri korraldustele ja prokuratuur ütleks või prokurör ütleks, see on politseinikele nagu sõda ja nad peavad aktsepteerima korraldusi prokuratuurist. Loomulikult prokurörid ei anna mis korraldusi, mida teha, vaid me suhtleme, istume maha, arutame, mis nende juhtumite puhul on juhtunud, kui meil on näiteks esimene avaldus või esimene tõestusmaterjal või esimene raport. Võime saata selle otse prokurörile. Prokurör on olemas 24/7, nii et nemad võivad anda meile nõu selle kohta, kuidas edasi liikuda, mida teha, mida me saame ette valmistada selle kaasuse jaoks. Prokurörid on ka selle valdkonna inimesed, nii et meil on tegelikult väga tugev ja hea koostöö selles. Üks kommentaar, mis ma tahtsin esitada ja mul oli hea meel, kui te 2 slaidi näitasite lõpus, on nii tähtis, et esimene informatsioon, mis võimud saavad. Kui me kaotame selle esimese informatsiooni, kui seda üles ei kirjutada, siis see on nagu õige protsess, kuidas see toimus. Toimus südaöö, siis kirjutage üles, et oli südaöö. Kui keegi pöördus politseijaoskonda või sotsiaalteenistujate poole ja siis selgitage. See tuleks üles kirjutada, sest see on väga-väga tähtis. Kuidas saab jätkata uurimine, mida suudavad teha kohtumeditsiini eksperdid, teised eksperdid ja nii edasi. See on väga-väga tähtis ja aitäh, et te seda teemat ka puudutasite.